Täna räägime jälle aeglases eesti keeles ja ma võtan teid endaga Helsingisse kaasa. Kell on 6 hommikul. Tallinnast Helsingisse jõudmine on tegelikult ülilihtne. Sinna läheb laev umbes 2,5 tundi, mis on umbes sama hea kui Tallinnast Tartusse või Tallinnast Lõuna-Eestisse sõitmine, lihtsalt mugavam. Ja sellepärast eestlased ka ütlevad, et Helsingi ei ole nagu välismaa. Ja kohe siis Helsingisse jõudes ma läksin teist hommikusööki sööma. Teist, sest et esimese hommikusöögi sõin ma kodus. Ja peale seda me jalutasime linna peal ringi. Ma ei ole kunagi Helsingi arhitektuuri või vaatamisväärsusi avastanud, sest see ei ole võib-olla põhiasi olnud, miks ma Helsingis olen käinud. Ja ka seekord uudistasime erinevates matkapoodides ringi ja kuskil lõunapaiku kohtusin ma enda lapsepõlvesõbrannaga, kes on eestlane ja tema pere elab Helsingi lähedal. Ning see on päris tavaline, et eestlased kolivad siis Soome, lootes, et seal on parem elu. Ja peale seda jalutasime veel ringi, sõime sadama lähedal turul lõunat. Mulle tundub, et seal olid traditsioonilised Soome toidud või sellised erinevad kalaroad vähemalt. Ja mina võtsin lõhesupi ja need olid vist kilud, mis seal kõrval olid lisaks. Ja muidugi ostsin endale ka Soome rahvustoitu karjalepirukat, mis on minu lemmik. Peale seda jäi veel aega ringi jalutada, ostsin endale laeva õhtusöögi kaasa ja kell 7 läkski juba laev Tallinnasse tagasi ning jõudsin kell 9:30 koju. Kas sina oled juba Helsingis käinud? Anna mulle kommentaarides teada.